Tere kõigile! Kell on saanud 10:30. Ma loodan, et ühendused kõik töötavad ja tere tulemast Statistikaameti pressikonverentsile, kus me tutvustame täna suhtelise ja absoluutse vaesuse eelmise aasta andmeid ja ilmajäetuse tänavusi andmeid. Annan teada ka, et oleme pannud selle virtuaalse pressikonverentsi lindistama ja tulemusi siis tutvustab meie rahvastiku ja sotsiaalstatistika osakonna juhataja Anett Müürsoo, kellele ma annangi kohe sõnajärje üle, kes näitab ka slaide. Ja teeme nii, et küsimusi võib siis kirjutada nii siia vestlusaknasse, aga suuliselt võiks küsimusi siis küsida ettekande lõpus. Aga hakkamegi siis pihta. Nii, tere ka minu poolt. Mina olen siis Anett Müürsoo, rahvastiku ja sotsiaalstatistika osakonna juhataja. Räägin lisaks vaesusele ja ilmajätusele ka sissetulekutest põgusalt. Nii, Eesti sotsiaaluuring on siis see uuring, mille põhjalt me neid andmeid kogume ja mille põhjalt me siis neid andmeid tutvustame. Helen, sul on mikker sees. Või kellelgi teise. Igal juhul on Eesti sotsiaaluuring siis iga-aastane isikuuring, mis toimub aasta esimeses pooles jaanuari keskpaigast kuni mai keskpaigani. Valimis on üle 8000 leibkonna ja vastanuid leibkondi oli 5735, mis teeb siis umbes 10 000 isikut, kelle põhjalt need andmed siis on kogutud ja kelle põhjalt need andmed, vaesusandmed ja sissetulekute andmed oleme arvutanud. Uuringu vastamismäär oli 70% ja mis on Statistikaameti võlu on see, et me saame need tulemused siis laiendada kogu elanikkonnale. Ehk isegi kui me küsime 10 000 isikut, siis kuna meil on terve rahvastiku andmed, siis me saame need tulemused laiendada valimi pealt kogu elanikkonnale. Ja täna siis räägime sissetulekute ja suhtelise ning absoluutse vaesuse 2021. aasta andmetest, seda seetõttu, et me küsime andmeid terve eelnenud kalendriaasta kohta, mis siis lõppes on ju 21 aasta lõpuga ja sinna juurde arvestame ka kõik näiteks tulumaksu juurdemaksed sisse ja tagasimaksed ja kõik võimalikud muud sissetulekud, millest ma kohe ka räägin, mistõttu siis on vaja ära oodata terve aasta lõpp ära. Ja ilmajäetus on siis käesoleva aasta kohta, ehk siis kui küsiti aasta alguses, siis inimesed vastasid käesoleva ajahetke kohta, ehk mida nad antud hetkel tundsid. Alustame siis sissetulekutest. Tegelikult selline mõiste nagu ekvivalent netosissetulek, mille me oleme siin omakeskis ristinud ümber natukene selgemaks mõisteks, ehk siis muutused leibkonna koosseisu arvestavates sissetulekutes. Ja mis asi see selline on? See on siis sissetulek, mis ei koosne ainult palgatulust, vaid lisaks palgatööle või sissetulekust palgatööst, mis on kõige suurem osa, selle juures veel siirded, ehk siis pensionid ja hüvitised, mis moodustab siis suuruselt teise osa, siis omanditulu, näiteks renditulu, tulu individuaalsest töisest tegevusest, ehk kui keegi tegeleb veel ettevõtlusega juurde või vanaisa koob sokke, müüb neid regulaarselt ja teenib selle pealt enda tulu, siis ka see läheb sinna juurde. Teistelt leibkondadelt saadud maksed läheb sinna juurde, näiteks elatis või kui vanemad toetavad last või laps vanavanemaid või keda iganes, siis ühe puhul on see sissetulek plussmärgiga ja teisel, kes siis ära maksab, temal siis miinusmärgiga. Ja maha lähevad ka veel kõik varalt tasutud maksud, näiteks maamaks. Ehk siis saame sellise suure näitaja, mis on siis sissetulek inimesel. Ja kuidas siis seda ekvivalent neto sissetulekut arvutatakse, ehk siis sissetulek, mis arvestab koosseisuga, me kasutame tarbimiskaale ja seda selleks, et kui näiteks üks leibkond elab koos, siis igaühel ei ole vaja eraldi külmkappi ja igaühel ei ole vaja eraldi pesumasinat või kui tehakse koos süüa, siis igale ühele ei tehta ühte potitäit suppi, vaid seda süüakse tavaliselt ühte potitäit siis koos.
Ehk meil on siin niisugune näidis perekond, kus on isa, ema ja 3 last. See tähendab, et esimene täiskasvanu saab endale kaaluks ühe. Iga järgmine 14 pluss vanuses inimene, ehk siis kui meil on 18-aastane laps ja näiteks ema, saavad endale 0,5 kaaluks ja lapsed, kes on alla 14-aastased, saavad endale kaaluks 0,3. Nüüd selle näidis leibkonna pealt tuleb kaalude summaks 2,6 ehk kogu selle leibkonna kõikvõimalikud sissetulekud, hüvitised, toetused, palgatulu, ettevõtlustulu, renditulu liidetakse kokku ja jagatakse 2,6-ga ja saadakse siis selle leibkonna ühe isiku ekvivalent netosissetulek. Nii, mis meil siis siin näha on, need muudatused? Esmalt siis maakonniti. Meil on näha, kus esmalt see, et sissetulekud nüüd 2021. aastal kasvasid väga jõudsalt ja väga kiiresti. Seda eelkõige palgatulu poole pealt, aga ka siirded on see suur osa, mis tõusid 2021. aastal, ehk siis erinevad hüvitised ja toetused. Ja eesotsas siin on meil Harjumaa, Tartumaa ja Raplamaa. Need on juba olnud alati siin esikolmikus. Ja tagumises otsas on siis Võrumaa, Ida-Virumaa ja Valgamaa. Nüüd meil on siin lastega peredes, mis on ka üks selle sissetuleku näitajate võludest, et me saame võrrelda erinevate leibkonnatüüpide põhjal või sotsiaalmajandusliku tausta põhjal neid sissetulekuid, mida siis lihtsalt palgatulu ei võimalda, et me saame seal võrrelda, kui palju saavad õpetajad versus poemüüjad näiteks, aga sissetulekute põhjal siis just leibkonnatüübi põhjal. Ja siin lastega leibkonnad võrdluses on siis näha, et kõik need perekonnad, see lillakas tulp, roosa ja kollakas tulp on need, kus siis on vähemalt 2 täiskasvanut ja siis sinises 1 laps, roosas 2 last ja kollases vähemalt 3. Nendel on kõikidel sissetulek tõusnud ja kui nüüd võrrelda 2020. aastaga, siis need muudatused on väga hüppelised olnud, et näiteks 1 lapsega paaridel siin on muidu tõusnud umbes 40-100 eurot umbes. Ja siis nüüd see hüppe oli pea 400 eurot, samamoodi näiteks 2 lapsega paaridel umbes 400 eurot jällegi. Ja sama ka vähemalt 3 lapsega paaridel on see hüppe suisa 500 eurot, et nad on nii võrdsel tasemel, nad pole olnud varasemalt, et need vahed on üha väiksemaks läinud, aga kes siis on nüüd see Eesti ühiskonnagrupp, kelle sissetulekud on aeglasemas tempos kasvanud ja jäävad palju alla teiste lastega peredega, siis võrdluses on just üksikvanemad, ehk siis see viimane rühm siin, niisugune rohekas. Nendel esiteks ei ole nii suurt hüpet toimunud, umbes 200 eurot ja võrdluses siis nendega, kus on vähemalt 2 täiskasvanut, jäävad nad veel suurelt alla. Eriti kui võrrelda ka varasemaid aastaid, siis see vahe ei ole nii suur olnud, kui praegu on. Siis, kui võrrelda sissetulekud ka üksi elavatel inimestel, kes on ka Eestis niisugused rohkem haavatavam grupp, siis üksikutel alla 65-aastastel on samamoodi sissetulekud tõusnud rohkem kui varasemalt. Võrdluses siis nendega, kes on üksikud 65-aastased ja vanemad, ehk siis need pensioniealised, nendel on siis väga aeglases tempos tõusevad need sissetulekud võrreldes siis muu ühiskonnaga. Siia võrdluseks olen toonud ka keskmise vanaduspensioni, mis jääb ka siia selle keskmise pensioniealiste sissetulekute alla, ehk siis näitab seda, kui paljud tegelikult et meil on palju pensioniealisi, kes teevad lisaks pensioni saamisele midagi siis juurde, ettevõtlust või töötavad kuskil, et saada siis lisatulu. Nüüd aga jõuame siis ühe põhiteemani, ehk siis suhteline ja absoluutne vaesus ning ilmajäetus. Kõigepealt, mis siis suhteline vaesus on, see on siis sissetuleku vaesus.
see suhtelise vaesuse piir on 60% leibkonna liikmete aasta ekvivalent netosissetuleku mediaanist, ehk siis see on 763 eurot ühe liikme kohta sellesama valemi põhjal, mida ma enne just rääkisin. Ja see on siis sissetuleku aasta kohta, siis 2021 aasta ja mida ta näitab, on sissetulekute jaotust riigis ja seda kasutataksegi peamiselt ebavõrdsuse hindamiseks. Ja siin on oluline ka silmas pidada, et isegi kui see suhteline vaesus ei kao mitte kunagi ühiskonnast ära, see on alati enam-vähem seal 20% piiril juba mõnda aega kõikunud ja kui me tahaks, et suhteline vaesus ära kaoks, see tähendab seda, et kogu ühiskond peaks saama täpselt sama suurt sissetulekut. Ehk et sa võid küll hästi teenida, aga kuna su naaber sisuliselt teenib sinust veel palju rohkem või veel palju paremini, siis oled siis justkui sina see, kes on selles, tunneb ebavõrdsust sissetulekute osas. Ja mis need numbrid näitavad meile, on 2021. aastal elas suhtelises vaesuses ligi 301 100 inimest ehk siis 22,8%. Nii etteruttavalt juba öeldes on see protsent läbi aegade või alates sellest ajast, kui Eestis vaesust arvutatakse 2004. aastast, on see kõige kõrgemal tasemel üldse. Seda suhtelist vaesust siis arvutatakse samade kaaludega, nagu ma ennest ütlesin, ehk siis esimene täiskasvanu 1-ga, iga 14 pluss 0,5 kaaluga ja lapsed siis 0,3 kaaluga. Siis on absoluutne vaesus. Absoluutse vaesuse piiriks on elatusmiinimum 234 eurot, oli 2021. aastal. Ja see siis näitab nüüd seda inimeste hulka, kes ennast ära elatada ei suuda, ehk kelle sissetulekud jäävad siis alla elatusmiinimumi. Ja 2021. aastal elas absoluutses vaesuses ligi 18 000 inimest, ehk siis 1,4% Eesti elanikkonnast. Ja see on siis nüüd rekord madalaimal tasemel, mis Eestis üldse olnud on. Ehk üha rohkem on neid inimesi, kes tunnevad sissetulekute osas ebavõrdsust, samas neid, kes end ära elatada ei suuda, neid on üha vähem. Ja absoluutse vaesuse puhul on siis erisuseks see, et me kasutame natuke kõrgemaid kaale, ehk siis esimene täiskasvanu on kaaluga 1, iga järgmine 14 pluss liige leibkonnas on 0,7 kaaluga, iga alla 14-aastane laps on 0,5 kaaluga, ehk siis antud näite puhul tuleb 3,4 selleks summaks. Ja jällegi kõik sissetulekud kokku ja jagada siis 3,4-ga. Siit siis kohe järgmiseks näide, kuidas need piirid on läbi aastate muutunud, et keskmine kuu ekvivalent netosissetulek on siin suure hüppe teinud just eriti viimase aastaga väga kõrgele üles, mis tähendab siis omakorda ka seda, kuna see on seotud suhtelise vaesuse piiriga, siis suhtelise vaesuse piir on üles hüpanud 763 euro peale ja kuu absoluutse vaesuse piir ehk siis elatusmiinimum on siin enam-vähem 200 euro juures olnud juba aastaid. Kuidas need näitajad on muutunud, nagu ma enne ka just mainisin, siis suhteline vaesus on rekordtasemel ehk siis 22,8%, mis siis siin läbi aastate kõige kõrgem ja tõusnud siis viimase aastaga või võrreldes 2020 aastaga 2,2%, võrdluses siis absoluutne vaesus, mis on rekord madalaimal tasemel ja ta on siis langenud 0,8%. Nüüd suhtelise absoluutse vaesuse määr vanusrühma järgi. Siin olen toonud välja lapsed, noorukid, 2 keskmist gruppi ja siis vanemaealised 65+. On näha, et esiteks märgata suhtelise vaesuse tõusu just vanemaealiste osas, kes on siis 65+. Siis on teine kõrgem rühm noored, kus on ka kerge tõus olnud 23,6 peale suhteline vaesus. Ja samas on ka siis siin sama joonise peal absoluutne vaesus, ehk siis need, kes end päriselt ära elatada ei suuda. Kõige suurem rühm on noored,
2,6% nendest tunneb absoluutset vaesust. Ja siis samas näiteks siin on tühi koht 65+ vanuses inimeste juures absoluutses vaesuses, seda seetõttu, et pensionid on meil kõrgemad olnud kui elatusmiinimum, mistõttu nad siis absoluutses vaesuses ei ole. Kui vaadata leibkonna tüübi järgi vaesust, siis esiteks siin on näha või üks suur risk ongi inimesel, kui ta jääb üksi ja elab üksi, see tähendab, et tal on ühe inimese sissetulekud ja kust meil see suhtelise vaesuse kiire hüppe on tulnud, ongi just peamiselt pensioniealiste poolt ja kõige raskem ongi üksi elavatel pensioniealistel, kellest siis 82,8% elab suhtelises vaesuses, ehk siis kui ülejäänud ühiskonna sissetulekud kasvasid hästi-hästi kiiresti, siis pensionid ei jõudnud nii kiiresti järgi lihtsalt. Kes meil veel on rohkem siuksed nõrgemad grupid või rohkem ebavõrdsust tundvad grupid ühiskonnas on üksikud alla 65-aastased ja ka üksikvanemad, kelle osas siis pea iga kolmas elab suhtelises vaesuses. Ja kui vaadata absoluutset vaesust, siis samamoodi jälle üksi elavad inimesed on need, kes on haavatavamas seisundis, kellest siis 5,5% alla 65-aastastest üksi elavatest inimestest elab absoluutses vaesuses ehk ei suuda ennast ära elatada ja üksikvanematest siis 4,2%, mis on väga kõrge protsent. Kui vaatame maakonniti vaesuse määra, siis kõige kõrgem on see Ida-Virumaal, Hiiumaal ja Võrumaal ja kõige madalam Harjumaal, Järvamaal ja Tartumaal. Nüüd siin on paaris maakonnas toimunud ka langus, see on siis Järvamaal, Pärnumaal ja Valgamaal, et nendes maakondades on siis sissetulekud võrdsemal tasemel, kui nad olid aastal 2020. Siis on selline veel siia juurde, et miks me ei räägi absoluutsest vaesusest maakonniti, on seetõttu, et meil on kui kogu Eesti peale kokku on absoluutse vaesuse määr 1,4%, siis seda lihtsalt maakonniti me välja võtta kahjuks ei saa, see on liiga väike protsent. Siis on meil selline näite nagu ilmajäetus, et mis siis hõlmab endast nii materiaalset kui ka sotsiaalset ilmajäetust ehk ongi komponendid nii materiaalse poole pealt kui ka sotsiaalse poole pealt, et kas inimene saab näiteks vähemalt kord koos sõprade või sugulastega kokku saada. Ja see siis koosneb 13 komponendist, need on siin kõik ekraanil näha. Ja kui inimene on vastanud vähemalt 5 kohta, et ta ei saa seda endale võimaldada, ehk siis tähendab seda, et isegi näiteks auto puhul inimene võib vastata, et ei, ma ei oma autot ja siis me küsime edasi, et kas seetõttu, et ta ei saa seda endale võimaldada või seetõttu, et ta lihtsalt ei taha või et ta ei pea seda vajalikuks. Et kui ta on vastanud seetõttu, et ta ei saa seda endale lubada või võimaldada, siis loetakse teda ilmajätuks antud komponendis. Ja see on siis üle-euroopaliselt võrreldav indikaator, samamoodi nagu on ka suhteline vaesus ja sissetulekud. Ja mille osas siis Eesti inimesed käesoleval aastal kõige rohkem puudust tundsid, ilmajätust tundsid, on ettenägematud kulutused. Iga kolmas ütleb, et tal ei ole piisavalt vahendeid ettenägematute kulutuste jaoks. Nädalane puhkus kodust eemal on paljudele üle jõu käiv 23,2%. Ja see ei tähenda puhkust kuskil kaugel maal, vaid ka piisab tegelikult nädalasest puhkusest sõprade juures või metsast telgis. Ja mille osas siis eestlased vähem ilmajätust tunnevad, on isiklikul otstarvel kodus interneti kasutamiseks 1,8%. Vähemalt 2 paari välisjalanõude omamise osas, mis on 2% ja piisavalt sae kodu, mis siis on 3% ja võib-olla ka käesoleval ajal kõige kõnekas punkt siin, et kui palju on siis neid Eestis, kes ei suuda endale piisavalt sooja kodu
võimaldada, aga siin tuleb silmas pidada, et need on siis kevadel küsitud andmed, mitte käesoleval, mitte siis praegu sügisel. Ja veel vanusrühmiti, et kes siis on need, kes tunnevad kõige rohkem ilmajäetust. Kõigepealt kokku on neid 7% Eesti elanikkonnast ja kõige rohkem tunnevad ilmajäetust siis 65+ vanuses inimesed, nendest siis 10,6 ja ka 50–64-aastaste hulgas on neid 8,2%, aga kelle osas see tõus on kõige suurem olnud, on laste hulgas on ilmajäetust kogevate laste hulk on siis tõusnud 2,4%. Ja kokkuvõttes siis suhtelises vaesuses elas 22,8% Eesti elanikkonnast eelmisel aastal. Ehk siis nende leibkonna liikme kuu ekvivalent netosissetulek oli väiksem kui 763 eurot. Ja see on siis tõusnud 2,2%. Ja absoluutses vaesuses elas eelmisel aastal 1,4%, siis on 0,8% väiksem kui aastal 2020 ja nende ühe leibkonna liikme kuu ekvivalent netosissetulek oli väiksem kui 234 eurot ja ilmajäetust koges siis 7% ühiskonnast käesoleval aastal. Sellega on minu poolt kõik. Aitäh kuulamast ja kui on küsimusi, siis nüüd võib küsida. Ja aitäh Anetile, ootame julgelt küsimusi, võib neid kirjutada, võib ka oma häälega küsida. Et ekspert on siin, nii et laske ka julgelt käia. Nii, Priit Pärnapuu on käe tõstnud. Priit, kas sa tahad küsida mikrofoni peal? Tere, olen Priit Pärnapuu Õhtulehest. Et üks täpsustav küsimus, et oli juttu, et need kõige vanemad andmed hakkavad peale 2004. aastast. Aga teil seal Statistikaameti andmebaasides on andmed ka 2000 kuni 2003 kohta, et kumb see nüüd õige on? Ei kuule. Praegu ei ole kuulda. Ja 2004 aasta on see aasta, kui me alustasime Eesti sotsiaaluuringuga, ehk siis sellest ajast alates on need võrreldavad. Et ma ei tea, millisest tabelist te täpsemalt räägite. Te võite saata ka meili teel, siis ma saan järgi vaadata äkki. Aga 2004 on kindlasti võrreldav. Et Priit, et sa võid näiteks panna meile press@stat.ee näiteks selle sama tabeli, millega sa töötasid ja siis saame selle üle vaadata, et mis andmetega tegu. Jah, hästi. Aitäh. Aitäh, nii. On veel, kas keegi soovib veel midagi täpsustada andmete tulemuste või metoodika kohta? Küsin veel, kui tohib, Priit Pärnapuu, et kui seda ajalugu vaadata, siis suhteline vaesus oli meil kõige madalam seal 2009–2010 ehk nagu majanduskriisi ajal. Et kas need asjad ongi nagu siis selliselt seotud, et kui majanduses läheb hästi, siis see suhteline vaesus on kõrge ja kui majanduses läheb kehvasti, siis suhteline vaesus on nagu madal? Ja seda tendentsi on seal selles, eriti mul sellel ühel slaidil väga hästi näha, et siis kui oligi majanduslangus, siis sissetulekud olid rohkem võrdsemal tasemel, ehk siis ei olnud niivõrd palju neid, kes said hästi kõrget sissetulekut, olid rohkem siis kogu ühiskonna sissetulekud võrdsemal tasemel, aga samal ajal oli siis see absoluutse vaesuse määr ka palju kõrgem, ehk siis neid, kes end ära elatada ei suutnud, neid oli siis rohkem. Aga no nüüd me näeme, et see suhteline vaesus läheb just kõrgele tasemele, et jah, mis näha olemas need järgnevad aastad nüüd toovad. Aitäh Priidule. Ja nüüd Krista Kaaver kirjutas, kas ma olen ette Anett või sa juba näed ka? Ma nägin jah. Meil ei ole seal ette toodud, et mis need ettenägematud kulutused võivad olla, need on iga inimese enda ettekujutus sellest, mis tema jaoks ettenägematu kulutus on. 610 eurot on see siis see summa, mis ettenägematute kulutuste jaoks peab olemas olema.
inimesel. Vist oli isegi see küsimus siin kohe või. Et kui teie leibkonnal tekiks ootamatu vajadus 610 euro järele, kas saaksite selle raha kokku, see on see küsimus siis, mille põhjalt me arvutame seda. Ja aitäh sulle, Krista. Milliseid küsimusi veel on? Kui on soovi pikemalt vestelda? Ongi. Anett, sa panid selle küsimuse. Nii, Eveli Villers on ka küsimuse just pannud siia vestlusesse. Kas ma loen ette teistele ka? Ja. Kuidas seda põhjendada, et häädel aegadel on suhteline vaesus suurem ja kas absoluutse vaesuse kohta ka siuke siis? Häädel aegadel on ses mõttes suhteline vaesus on meil suurem seetõttu, et pensionid ei jõua järgi ülejäänud ühiskonna häädel aegadel, ütleme nii siis, et meie mittepensioniealisel rahvastikul on tõesti hääd ajad, ei ole niivõrd palju ebavõrdsust tundvaid inimesi, näiteks peale mõned rühmad on töötud või üksikvanemad või Vene kodakondsusega inimesed näiteks. Aga siis need ülejäänud ühiskond või pensionärid ei jõua sellele nendele häädele aegadele siis järgi. Ja absoluutse vaesuse kohta, jah, see praegu on küll nii, et kui on mida paremini läheb, et siis praegu see absoluutne vaesus on langenud, ehk siis vähem on neid, kes end päriselt ära elatada ei suuda. Nii, Liis on küsinud ka, minu käest küsitakse tihti, kuidas absoluutse vaesuse määraga saab keegi ära elada 234 eurot kuus. Jah, see ongi väga raske küsimus, aga see küsimus on pigem siis Sotsiaalministeeriumile, et nende poolt see metoodika kooskõlastatud, et. Aga tõesti, madal määr on. Meil jäi vist vastamata see Anna teile. Ja Anna teile on vahepeal küsinud, kas 2022. aastal on ilmselt oodata suhtelise vaesuse kasvu? Eks seda näha oleme ju ühelt poolt teame seda, et rahvastik vananeb, et üha rohkem tuleb neid pensioniealisi peale, et see mingil määral võib-olla ennustab seda, aga eks me veel nii pikalt ei tea, ja eks näis, kui palju ja kui kiiresti ühiskonna sissetulekud kasvavad. Me praegu ju näeme, et need palgatulu kasvab ja kasvab, aga samal ajal pensionid praegu ei ole küll näha olnud, et siin väga suurt hüpet pensionite poole pealt tuleb, et võib nii minna, aga kindlalt ei oska öelda. Aitäh Anna teilele. Kui on veel kellelgi mõni küsimus, rõõm on näha sellist aktiivset arutelu. Et ma usun, et võime veel mõne hetke oodata, kui keegi veel soovib kirjutada või oma häälega küsida. Igal juhul, kui praegu küsimusi ei ole, tekib päeva jooksul, võib meile alati kirjutada. Ja kui keegi soovib pikemalt vestelda, kas Anetiga või meil on ka venekeelne kõneisik Tatjana Portnova, siis neil on tänases päevakavas veel natuke aega. Et saate märku anda, kui on ka intervjuu soovi. Et saame ka sellega aidata. Nii. Evelina on ka veel küsinud, kuidas me enda vaesustega Euroopa Liidus silma paistame? See on hea küsimus, ma kohe jõuan lahti võtta graafiku. Sellega on see asi, et meie 2021. aasta andmeid Eurostat ei ole veel avaldanud, sest nemad avaldavad esiteks uuringu aasta kohta. Neil on küll andmebaasis 2021 avaldatud, aga need on siis meie 2020 aasta andmed. Ehk siis need on aasta veel hilisemate andmete peal seal. Ja kohe avaneb.
Aga 2020 aasta andmete põhjal siis oleme Eestis 5. kohal suhtelise vaesuse pealt. Kõige kõrgem on Läti 23,4%-ga. Meil on siis 2020 aastal oli 20,6% elanikkonnast suhtelises vaesuses ja esiviisik on siis Läti, Rumeenia, Bulgaaria, Hispaania ja Eesti ehk üsna kõrgel kohal. Küsin veel Priit Pärnapuu Õhtulehest, et varasematel aastatel on avaldatud ka nagu kohalike omavalitsuste kaupa suhtelise vaesuse määra. Et kas nüüd on ka andmed olemas põhimõtteliselt nagu kohalike omavalitsuste kaupa? Kohalike omavalitsuste kaupa me ei ole avaldanud. Meil on maakonniti andmed, et kuna see on suur osa tuleb valikuuringu pealt, siis nii täpseid andmeid meil ei ole võimalik kahjuks anda. Et täpsem ongi siis maakonniti suhteline vaesus ja Tallinna saab eraldi veel võtta. Aga guugeldades leiab mingeid uudiseid seal kuskil 2013-2014 aastatest, kus neid on nagu kohalike omavalitsuste kaupa esitatud. Võin pärast saata, et äkki see on kuskil mõni allikas juures, et mingi muu allikas äkki, mitte statistika või. Okay. Ja võime pärast jälle veel. Loenduse pealt, see on ka variant, et äkki nad 2011. Jah, siin on jah, rahvaloenduse pealt on tehtud. Jah, just. Siis see ei ole see iga-aastane number ja nad on natukene erinevalt arvutatud. Aitäh, Priit, aitäh, Evelin. Ja on veel kellelgi mõni küsimus siia hommikupoolikusse, siis veel hetke ootame. Aga saab seni öelda ka seda, et pressikonverentsi slaidid, mida on ka küsitud, paneme pärast ka kodulehele, et selle sama uudise alla. Ja kes ka otse küsis, saame ka meili peale saata. Aga hästi, ma arvan, et ei hoiakski rohkem kinni, et kui tekib veel küsimusi, siis saate meie poole pöörduda telefoni või kirja teel. Et suur aitäh kõigile osavõtjatele, küsijatele, suur aitäh Anitile. Ma arvan, et meie poolt suured tänusõnad ja kohtumisteni siis järgmistel Statistikaameti pressikonverentsidel.